emeriitprofessor Ülo Vooglaiu kohaselt on siis 3 erinevat protsessi võimalik eristada ja seda ka organisatsioonide puhul. Esimene on funktsioneerimine, sa lihtsalt saad hakkama oma igapäevaeluga. Teine tase on muutumine. Muutuda me võime kõik ja me ka muutume, organisatsioonid ka muutuvad. Nende eripäraks on see, et need ei pruugi olla juhitud protsessid ja need ei pea olema positiivsete tulemustega ja neil võib olla ka negatiivsed tagajärgi. Et muutus on ka see, et kui ettevõte muutub maksejõuetuks ja läheb pankrotti, et see oli muutus. Aga kõige olulisem on ikkagi areng. Ja areng on siis kvalitatiivsete üleminekute jada, kus siis iga järgmise sammu järel on see organisatsioon paremal tasemel kvaliteedi mõttes. Ja kui nüüd küsida, mis see kvaliteet on, siis me jõuame järgmise termini, ilma mille defineerimisest me tegelikult ei saa aru, millest me räägime. Et tegelikult kvaliteedi puhul tuleb ka selgelt nagu kokku leppida, et mida me kvaliteediks loeme. Et kas see kvaliteet on vastamine siis turu ootustele, kliendi ootustele, ühiskonnas valitsevatele kirjutamata ja kirjutatud seadustele, tänastele ja homsetele vajadustele. Et kui me defineerime ära ka kvaliteedi, siis me saame aru, et kas see ettevõte, see organisatsioon teeb lisaks funktsioneerimisele ja muutumisele ka kvalitatiivseid üleminekuid. See tähendab seda, et me oleme sellel aastal paremad, kui me olime eelmisel aastal ja need põhjused on väga objektiivsed. Et meil on siin selline hulk näitajaid, mis ütleb, et meie klientide rahul on suurenenud, meie positsioon erialaliidus või siis ühiskonnas on kasvanud ja me oleme olulised partnerid näiteks riigile. Me lõime uued tehnoloogiad, mis võimaldavad luua rohkem lisaväärtust, maksta töötajatele rohkem palka. Meie tootmine on muutunud keskkonnasäästlikumaks, heitmed on vähenenud nii ja nii palju. Et kui me selle kvaliteedi ära defineerime, siis saab iga ettevõtja, iga organisatsioon hakata eristama seda, et kas nad funktsioneerivad, muutuvad või arenevad.